No nii, sõbrad, reede õhtu, kell on 12:30 ja mina kavatsen alustada tööga. Eelnevalt olid koefitsiendid, praegu ei ole. Pole midagi, vaatame, töötame lühikest aega, maksimum kella 3-ni, võib-olla kella 4-ni. Vaatame, mis meil õnnestub siin kokku ajada. Võib-olla ei õnnestugi midagi, aga me oleme alustanud, äpp on sees ja ootame esimest tellimust. Esimene tellimus 4.40 Õismäele, Mustamäelt Õismäele, ei mingit koefitsienti midagi loota pole, linnas ka midagi vist suurt ei suurt midagi ei toimu, seega ma ei hakka isegi kaugele nii-öelda oma kodupiirkonnast lahkuma. Jah, võib-olla ma saaksin keskilinnas mingi 1,1 või 1,2 koefitsiendiga, aga see praegu hetkel ei paku huvi. Kui peaks juhtuma selline asi, et seal mingil põhjusel lähevad koefitsiendid jõhkralt põlema, siis muidugi võtan suuna sinna ja üritan paar tundi seal teha tööd, aga hetkel, ma ei tea, jääme siia Õismäele. Vahet ei ole, täna mul ei olegi suurt eesmärki midagi teenida, lihtsalt pole ammu juba suhelnud oma subscriberitega, nii et ma ootan teie kommentaari alla. Igasuguseid küsimusi võib küsida, ei garanteeri, et kõikidele küsimustele ma vastan. No nii, asjad meil siin vaikselt edenevad. Üks hetk. No nii, ütleme niimoodi, asjad vaikselt edenevad, 5.60 oleme siia Türi tänavale tulnud ja meid tegelikult ootab juba ka järgmine tellimus ja ma lähen lennujaama. Aga selleks, et minna sinna lennujaama, pean enne natukene pagassi korda tegema, sest mul on kahtlane tunne, et sealt tuleb inimene, kellel on mingid asjad vaja ka pagassi panema, nii et kiirelt lähen, panen seal, sätin natukene pagassi ja siis läheme inimesele järgi. No nii, 7.40. Tallinna lennujaam ootab meid ja ma sain esimese koefitsiendiga tellimuse. On veel alles, on. Inga ootab meid, mina olen siin kuskil kohal ja nüüd ma otsin, kus on Inga, kuskil sealpool eespool on 1,3 ja kurat, ma ei mäleta, kas oli Järveotsa või midagi taolist. No nii, järjekordne, see on nüüd lennujaamast siia. Lennujaamast Järveotsas tegime ringi peale Tallinnale, nii et 13.90, see on koefitsiendiga 1,3 ja tõime siia Neiu, kes on Taanis tööl ja räägib, et meil Eestis on veel kõik hästi. Taanis on vapšee. Ja ma võin küll siin öelda, perse majas. Kõik see majandus pidi olema nii pekkis seal, et sul ei olegi võimalik põhimõtteliselt raha teenida, et sa oled nagu orav ratta seas, et sa käid tööl selleks, et maksta elamist ja seda elamist sa mitte kunagi endale ei saa. Saad ainult rendile võtta, sul ei ole kunagi nii palju raha, et sa saaksid selle endale osta. Korporatsioonid on seal mingid hullud vandenõuteooriad. Aga meie läheme oma teooriatega edasi, meie teenime oma raha siin ja vaatame, proovin siit kesklinna minna, seal on midagi nagu on hakanud tekkima, kurat ei tea, kas on mõtet. Aga ei ole mõtet ka siin vist niisama passida, et vaikselt tõmban Õismäelt, tõmban kesklinna poole ja vaatame, kuhu see siis lõpuks välja jõuab. Nüüd see on, mis ma oskan öelda, oleme siin Alkoputkas, siin Kristiinas, vahepeatusega on meil sõit praegu, kes teab siis vaat siin kandis. Kes tahab paneb pausi peale, vaatab täpselt, kus see on. No see on see Kristiine nurk siin Endla ja mis ta sinna alla läheb. Et see vahekäik siin. Neiu läheb, võtab vist algsi juurde ja siis jätkame teekonda. No nii. Mustamäelt põhimõtteliselt Õismäele väikse peatusega 12.30. Kas saab kiita? No mitte eriti reis.
aga praegu seisuga ma arvan, ma võtan niimoodi teekonna, et siit liigun nüüd mööda kanalit ja lähen läbi kesklinna. Ja sealt võtan tellimuse kodu poole ja siis vaatame, mis meil siis kokku õnnestub saada. Pikalt ma siin tõesti ei viitsi nagu tööd teha. Koefitsiente pole, tellimus nagu on, siuke kõik Nii. Sorry, et pime on, aga ja klient läheb seal. Ma arvan, et ei näinud, kus ta läks. Ja, esimene laip. Vaatame korraks tagumised istmed üle. Ei, tundub, et kõik on super. 6 eurot oli see sõit ja ma arvan, et võib vaikselt ka kodu poole ja lõpetada kella 2:30. Ma arvan, et see on ideaalne aeg, et otsad kokku tõmmata ja kodu juures siis teha kokkuvõtte. No nii, sõbrad, hommik on käes, ei hakanud õhtul enam filmima seda nii-öelda kokkuvõtet lõppu. Aga ütleme nii ja naa tegelikult, arvestades, et kuu lõpp on ja selja taga on olnud praegu jaanipäevad ja siin osadel ka laulupidu. Seega ma arvan, et tulemustega võib rahule jääda. Millised tulemused, need kõik toon siin välja, nii et saate nendega tutvuda. Vaat selline lühike video mul tuli seekord. Peab ütlema, et hetke seisuga mul on tõesti peab tõdema, et hetke seisuga mul tõesti on vähe aega, et tegeleda just taksondusega. Ma loodan tulevikus, et see natukene muutub ja õnnestub teha ka pikemaid vahetusi ja teenida nii-öelda natukene ka normaalsemaid summasid. Aga vot selline see video tuli seekord. Sõbrad, tänan, et olite minuga, vaatasite seda videot lõpuni. Pange like, kommentaar kindlasti, kui on midagi küsida. Ja nagu ikka, sõbrad, järgmise kohtumiseni.